Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 24–30 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teisi mõõkade 7-ga. Mõõkade 7 minu jaoks on varaste kaart. Ta on nagu ta on kavala müügimehe kaart, varaste kaart, pettuse kaart. Keegi tahab teie tagant midagi varastada, keegi tahab teie ideid pihta panna, keegi tahab kuidagi müüa teile asja, millel pole seda õiget väärtust. No see ongi selline pettus. Praegu on ju väga aktuaalsed need telefonipetjad. Et olge siis ettevaatlik sellega, mida teile sellel nädalal ja lähitulevikus pakutakse. Kaaluge neid asju kõiki hoolega, enne kui nõustute. Võib-olla vaadake veel teiste inimeste pakkumisi ka. Edasi tuleb tornikaart. Tornikaart on ebameeldiv üllatus. See on nagu välk selgest taevast. See ongi täpselt selline nagu välk. Ta on nagu äikseilm. Alguses päike paistab, siis tuleb see tormi äikese pilv, vihmas sajab, müristab, välgud löövad siies sinna. Kunagi ei tea, kuhu nad löövad. Kui see kõik on mööda läinud, siis on õhk selge, õhk on puhas, päike tuleb uuesti välja. Nii on ka selle tornikaardiga, see torn on ebameeldiv üllatus, te ei oska oodata seda. See võib olla mingi täiesti tühjast kohast lahvatanud tohutu tüli. See võib olla mingi muu asi. Sõbranna mul siin murdis varbaluu, sõitis jalgrattaga, poleks iial osanud arvata. Et siuke asi võib olla nüüd istub haiguslehel. Muidugi, elu vahest tõmbabki meil natukene vaipa jalge alt ära, kui me ei oska puhata. Et tornikaarti ei pea kartma, sellepärast, et kui see torni langemise tolm on vaibunud, siis te näete seda olukorda teise nurga alt, kuidas ma ütlen, ta tõmbab vana maha ja aitab uuesti nagu üles ehitada parema. Kui on tohutu tüli, siis saab suud puhtaks räägitud, pärast lepitakse ära ja minnakse rõõmsalt edasi. See ei ole mitte midagi sellist, mis nagu on jääv kahjustus, mingi selline. Ei ole. Et aga jah, ta korraks ehmatab. Ta võib ka nõutuks teha, et miks ja mis siis nüüd saab. Aga pärast ongi õhk on selge ja näete paremini, saate võib-olla asjadest teistmoodi aru. Ühesõnaga, lõpptulemus peaks olema positiivne. Edasi tuleb siit mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel räägib sellest, et ennem kui tegutsema hakata, peab olema plaan. Et tehke kindel plaan. Tema on ka juriidiliselt väga tugev. Et plaan peab olema selline, mis on juriidiliselt pädev. Kus kõik punktid on kirjas ja kusagilt kinni pole hakata. Edasi tuleb müntide kuningas. Müntide kuningas on rahaasjades väga osav. Temal on eelarve paigas. Ja kui ongi mingi plaan, siis ka rahaasjad tuleb läbi rääkida, läbi mõelda, kirja panna ja üle vaadata. Et oleks kõik õige ka rahaliselt, et kellelegi ei tehtaks liiga, kõik oleks juriidiliselt korras. Siis siin all on saatana kaart. Saatan räägib meie pahedest, meie halbadest harjumustest, meie sõltuvustest. No mis mina oskan nendega peale hakata? Mitte midagi. Igaüks peab ise oma halbade harjumuste ja sõltuvustega tegelema ja nendega võitlema. Võin vaid öelda seda, et kuna me oleme jõudnud täiskuu perioodi ehk nüüd on juba kõik hakkab kahanema, siis on praegu õige aeg, kes tahab oma sõltuvustest, näiteks suitsetamisest loobuda või dieediga alustada, siis praegu on selleks ideaalne aeg. Praegu on ideaalne aeg vabaneda kõigest sellest, mis teid enam ei teeni. Edasi tuleb teil müntide 2. Müntide 2 on minu jaoks alati tasakaalu leidmine töö ja puhkuse vahel, et oleks puhatud piisavalt, et oleks jaksu tööd teha. Et leidke siis tasakaal ja ärge unustage ennast, vaid puhake ka, ei pea kogu aeg ainult tööd rabama. Siis tuleb saatuse ratas.
No vaat see on nüüd ka võib-olla elu meeldiv üllatus. Me kunagi ei tea, mis on universumil meiega plaanis. Vahest elu üllatab kas või ühe ainsa telefonikõnega. Ja iseenda õnne võib proovile panna. Ma olen siia alati öelnud seda, et kui tunnete sellel nädalal tohutut kihku, lähete toidupoodi ja näete neid loteriipileteid näiteks seal, kas kiirloteriid või on see terminal, kus saab osta endale bingolotot ja muid lotosid. Kui te tunnete vastupandamatut soovi sealt üks pilet endale osta, siis tehke seda. Aga ärge mingeid suuri rahasid mängu pange. Kui te ei tunne absoluutselt mitte mingit erilist soovi selle lotopiletit osta, siis ärge ostke. Aga oma õnne võite proovile panna, kui te tunnete, et te seda teha tahate. Et võib-olla praegu on hea aeg. Aga kui ei ole absoluutselt midagi, siis oodake, mis elul varuks on. Et laske elul ennast üllatada. Me hirmsasti üritame seda kontrolli elu eest iseenda kätte haarata. Aga nagu öeldakse, inimene plaanib, jumal juhib. Et nii võib vahest olla ka, et meie plaanid täide ei lähe. Tahtsime, hirmsasti tahtsime, aga tegelikult ei tulnud välja. Võtke nii, et kui ei saanud seda, mida tahtsite, järelikult polnud teile seda vaja. Elul on midagi palju paremat teie jaoks varuks. Vot selline lugemine tuli teile, armsad kaksikud, selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.